Tere ilusat reede hommikut, meie oleme siin koos Margitiga ja räägime sellisel teemal, et AI tiim, ma tahtsin panna alguses, et AI meeskond, aga millegipärast sa ütlesid, et AI meeskond ei tohi öelda, et tuleb AI tiim öelda, miks nii? Ja sellepärast, et meeskond ju tegelikult koosneb meestest, eks ole. Aga mehi pole? Mehi pole. Jah, sinu tiimis mehi ei ole? Minu tiimis mehi ei ole. Okei. Kas see on nagu sellepärast sa loodki endale seda AI tiimi, et mitte võtta mehi enda tööle? Ei, tegelikult mitte. Tegelikult ma olen ju ikkagi väga palju meestega koos ka töötanud, aga ei, mitte kedagi ei. Ei hakka diskrimineerima. Ei ole. Aga tere. Jah, tere. Et külas on siis Margit, kes on siis, tutvusta ennast ise, sa oskad ennast kõige parem tutvustada, et kuidas sina jõudsid üldse sellesse teemasse nüüd ja millega sa peamiselt täna tegeled? Margit Eerma on minu nimi ja ma olen 30-aastase kogemusega ärijuht ja selle 30 aasta jooksul ma olen siis töötanud väga suurtes ettevõtetes ja ehitanud üles kümneid ja kümneid äristrateegiaid, loonud kümneid ärisüsteeme ja meeskondi. Ja täna ma siis aitan mikroettevõtjatel neid strateegiaid luua, meeskondi üles ehitada ja oma äri käima saada. Äri kasvatada siis ka nagu selles kasvatada mõttes. Ja käima saada. Jah, just nimelt käima saada ja kasvatada. Ehk siis selle järjekorras. Kõigepealt käima saada. Väga lahe. Ja kuidas sina jõudsid selle AI tiimi loomiseni, et natuke juba siin enne rääkisime, et see tekkis sul endal praktilisest vajadusest? Jah. See tekkis meil praktilisest vajadusest, kuna minu äripartner, minu tütar ja kõik, kes teebki minuga koos kõiki asju, tema sai emaks. Ja mis tähendas seda, et tal ei olnud enam võimalik nii palju aega panustada ärisse. Kui sul on väike laps, siis sa ei saa neid asju teha ju niimoodi 5 tundi või 6 tundi päevas. Ja siis me olime selles kohas, et kas me nüüd palkame endale turundusassistendid või üldse virtuaalsed assistendid või kuna Claude oli just tulnud 6 aega varem välja selle lahendusega, et on võimalik sul luua agendid ja kõik protsessid automatiseerida või siis läheme seda AI-teed ja meie otsustasime minna AI-teed ja täna nüüd me olemegi niimoodi pooleldi automatiseerinud, ehk siis me oleme loonud endale AI meeskonna, mis katab ära siis kõik erinevad vajadused meil. Kuidas see siis käib? See kõlab nii uhkelt, see kõlab nii keeruliselt. Kust otsast üldse alustada? Alustama peaks, millest siis? Alustama peaks tegelikult strateegiast. Ja kes nüüd on mind varem kuulnud, need teavad, et mul ongi see strateegia, ehk siis mis see strateegia on, et see strateegia on ju plaan, sinu tegevusplaan. Et seda AI sinu eest ära ei tee? Ei tee. Me peame arvestama sellega, et AI annab sulle alati vastused. Küsid, ta ei jää kunagi vastust võlgu, aga teine asi on see, et mis kvaliteediga see vastus on. Et ma olen ka kuulnud siin seda lähenemist, et ma panin AI käest küsisin, ta tegi mulle äristrateegia. Minu jaoks see tähendab täpselt sama, et ma lähen näiteks oma külapoe müüja juurde ja ütlen, et tee mulle äristrateegia. Teeb ilmselt, midagi ta teeb, guugeldab, teeb. Et see, millise vastuse me sealt saame, ju sõltub sellest, millised oskused, teadmised me oleme talle andnud, ehk siis räägime nüüd selles keeles, kes natuke rohkem teab, et skillid, mis me talle andnud oleme. Ehk siis, kas tal on sellised ärijuhtimisalased oskused, teadmised, mille põhjal ta on võimeline looma seda strateegiat. Või tal on siis turundusassistendi teadmised. Ma ei taha halvustada turundusassistente, aga need on erineva kategooria teadmised. Ja ta loob sulle ta loob sulle selle strateegia, aga iseasi, kas sul on midagi peale hakata sellega. Minu kogemus ütleb, et kõik strateegiad tulevad ühesugused, kui sa lihtsalt ütled loo strateegia. Ja sealt edasi? Nii et esimene samm on siis strateegia loomine, siis teine on süsteemid, ärisüsteemid, mida sa mõõdad, äriprotsessid. Kas sa tead täna, mis on need sinu äri korduvad protsessid? Et kui sa ei tea, millised on su äri korduvad protsessid ja kui palju sul ühe või teise asja tegemiseks aega kulub, siis on keeruline. Ja ilma nende protsesside kaardistamista ei ole võimalik hakata neid agente looma. Sellepärast, et sa ei tea, mille jaoks sul nüüd vaja läheb. Ja
ettevõtja puhul kindlasti number 1 asi on see, et mõõda oma aega. Kas sa tead, kuhu sinu aeg kulub? See sinu aeg on tegelikult kõige väärtuslikum aeg ja kuhu sa selle paned. Kohanud ettevõtjaid, kes panevad, kellel on miljonilised käibed ja kes panevad oma aja näiteks tootekirjelduste tegemisele e-poes. Et need on need asjad, mida saad ilusasti ära anda. Aga jah, põhi on see, et sul on paigas strateegia, sul on äriprotsessid ja alles selle pealt saab hakata neid agente looma. Sest kui sul ei ole need asjad kirjeldatud, mille jaoks selle agendi teed siis? Väga loogiline. Ja sealt siis järgmine samm, kui on paigas strateegia, kui on paigas need äriprotsessid, siis saab hakata agente looma. Ja kuidas see käib? Mina olen, täna me saab tegelikult ju agente luua, mina olen kasutanud Claude'i, ja miks on meie puhul, miks me läks valik oli Claude, sellepärast, et Claude tuli esimesena välja sellega ja vist mingi paari kuu pärast oli vist, eks ole, tuli chat OpenAI välja sellega. Aga mina olen kasutanud Claude'i ja mismoodi see meil oli, siis oli see, et ma kõigepealt mõtle selle peale, mida sul nagu vaja läheb. Et sa tead, millised on need agendid, keda sa, on siis see sotsiaalmeedia, ma ei tea, blogiagent, on see strateegiaagent, mis iganes, eks ole. Aga kui sul on varasem nagu tiimi tegemise kogemus, siis on võib-olla isegi seda lihtsam teha, et siis sa, kui sa mõtled ka ettevõtjana, et milline see äri peaks olema. Kas ma tahan, et mul on seal mingi tegevjuht, eks ole? Kas ma tahan ise kõike juhtida? Kas ma tahan, et mul on seal ainult, ma ei tea, sotsiaalmeedia agent ja blogipostituste agent? Et sa saad kõike seda luua. Et sa mõtled nagu päris inimeste peale, et kui mul oleks päris inimesed, siis millist tiimi tegelikult tahaksin? Ja sa mõtled väga selgelt läbi. Ja kui me nüüd jõuame sinna tagasi, eks ole, et kas sa ilma selle strateegiata, kui sa tead, kuhu sa minna tahad, kas sa tead, mida sul vaja läheb? Sa ei tea ju. Ja nii lihtne see ongi. Miks on seda strateegiat vaja, miks on neid äriprotsesse vaja? Et need on need esimesed sammud, mida mitte mingil juhul ei tohi vahele jätta. Võid, aga sa ei saa sealt kvaliteetset tulemust. Sa saad alati need agendid valmis, sa saad alati valmis, aga alati on küsimus kvaliteedis. Ülgustan sind ka, kes sa oled tulnud kuulama, palun kirjuta küsimusi, et mul on siin lahti ja ma näen kohe neid küsimusi, Margit ise ka näeb, saame rääkida täpselt sellel teemal, mis sind väga huvitab, et sa võid vabalt küsida ka oma äri valdkonnast lähtuvalt, et lihtsalt julgelt kirjuta küsimus ja siis me räägime sellest, millest sina tahad, et me räägiksime, muidu me räägime oma juttu siin. Aga siis nüüd see võib-olla selline tehniline pool, et kui palju sul oli selliseid nagu kui keeruline see sinu jaoks oli, mis olid sinu enda sellised õppetunnid läbi selle AI-tiimi moodustamisest, mis on sellised praktilised soovitused, mida sa soovitad teistele, kes nüüd tahaksid ka hakata seda tiimi endale siis looma? Kuna ma olen olnud 30 aastat ärijuht ja ma olen üles ehitanud kümneid ja kümneid meeskondi ja võtnud inimesi tööle ja neid inimesi välja õpetanud, siis minu jaoks see väga palju ei erine selle tavalise inimese väljaõpetamisest. Et ainult selle vahega, eks ole, et see AI-agent, ta ei jää haigeks ja siis tal ei ole väikseid lapsi ja siis ta ei unusta ära midagi ja ta on sul nagu alati olemas ja sa saad ta peale loota kohe kindlasti. Ja kui sa oled ta välja õpetanud, ta ei lähe ära ka. Ta lihtsalt ongi sinuga, eks ole, sest mis meil tavalise lojaalne, et ta ei hüppa üle teise ettevõttesse, ärisaladust koos ärisaladustega. Just, absoluutselt. Et päriselus juhtub paraku selliseid asju aga see ei ole keeruline, millega tuleb kindlasti arvestada, on see, et see võtab aega. Et sa ei saa ühtegi head agenti niimoodi, et sa täna teed ta valmis, annad talle teed talle tööjuhendi, annad talle oskused ehk skillid, et need tuleb kindlasti teha. Kuidas ma annan neid skille? No Claude'is sa lood talle reaalselt skillid. Ja Claude'is on see võimalus, et sa saad, Claude aitab sul ise luua neid või sa võid ise need oskused siis anda talle.
Noh, näiteks kuidas see käib, räägi, proovi niimoodi, ütleme, et ma ei ole kunagi sellega kokku puutunud, et kuidas see siis käib, et see kõlab, et mismoodi ma annan need oskused? Kõigepealt sa pead teadma väga selgelt, mida sul vaja on. Millised need jälle, me jõuame sinna juurde selle tagasi. Esiteks, mis on see töötaja, keda sul vaja läheb ja millised kompetentsid tal olema peavad. Kui sa neid asju ei tea, siis ei tule ka tulemust. Ehk siis millised on need kompetentsid ja kirjeldad need kompetentsid ära. Ja noh, kui me räägime Claude'is ja täpselt sama on ka ChatGPT's, eks ole, ja siis sa laed need või noh, paned selle faili siis sinna skillide sellesse. Ja kui sa lood talle tööjuhendi, ütled, et alati sina kasutad neid ja neid ja neid skill'e näiteks. Aga ja noh, sul on, sa tegelikult annad, mida rohkem sa annad tausta sellele AI-le, seda paremad tulemused sul tulevad. Noh, kuni sinnamaani välja, mida meie oleme näiteks teinud, mul on väga palju selliseid koolitusi, mis ma olen teinud, noh, lihtsalt üks nipp, Zoomis, transkriptsioonid, minu Claude'i strateegia agendil, ma nimetan ta kratiks, mul on see põhiboss, me pärast vaatame seda struktuuri ka, et talle on antud ligipääs sinna ja siis ta on need esinemised, minu hääle, seda, kuidas ma räägin, millest ma räägin, ehk siis ta on seda õppinud. Ja ta oskabki rääkida minu juttu. Et sa lihtsalt oled teda treeninud ise enda andmetega, näiteks nagu transkriptsioonidega. Kui kaua võtab ühe sellise tiimiliikme treenimine sinu kogemuse järgi aega, et ma saan aru, et see oleneb, mida ta tegema peab, on, et kui on lihtsamad ülesanded, aga oletame näiteks sotsiaalmeedia postituste tegija. Öeldakse tegelikult niimoodi, et 30 korda peab inimene keskelt läbi sekkuma. Ennem kui sa saad enda jaoks kvaliteetse tulemuse. Vaat siin on see koht, kus on ju väga paljud annavad alla, et proovivad 1 kord ja 2 korda ja siis vaatad, see AI on ikka nii loll, ma ei viitsi sellega midagi teha. Aga tegelikult on lihtsalt see, et te peate teda treenima edasi. Ma olen isegi vahest tundnud, et no meil hea näide näiteks sotsiaalmeedia postituste tegija, agent, siis Instagrami, Facebooki agent, panime talle ilusti sisse, et ära kasuta neid pikki mõttekriipse. No absoluutselt ära kasuta. Noh, täiesti arusaadav ju. Aga sa inimesena ei mõtlegi selle palju, kus sa paned selle, et ära kasuta pikki mõttekriipse, et tema hakkas lühikesi kasutama selle asemel. Ehk siis sa ei öelnud talle, mida ta veel teha ei tohi, eks ole. Ja siis me tahtsime, et seal oleks koolon, aga ta leidis kohe, lühikene on ka päris hea. Pikka ma ei tohi, aga lühikest teen. Ehk siis, aga millega me peame kindlasti arvestama, see agendi treenimine on ajakulukas, see võtab aega. Ehk siis see ei ole niimoodi nipsti, et asjad saavad kohe valmis, aga pikas perspektiivis on see kindlasti asi. Kui sa tahad oma äri arendada, kui sa tahad kasvada ja mina näen, et mingi aja pärast on meil see AI ikka asendab väga palju asju. Ja ma näen, et täna on juba võimalik sul üles ehitada nii-öelda see mikroettevõte, kus sul ongi võib-olla ainult üks inimene, aga sul on selgelt see AI-tiim, kes teeb sul kõik asjad ära. Kas näitame seda slaidi pealt natuke seda, et siis kohe see esimene slaid siin, kohe paneme, et siis nagu saab visuaalselt ka natukene arusaadavamaks, et millest me siin räägime. Nii kohe, võtan õige asja ette. Nii, siin on siin peakratt boss siis. Tema on siis nagu tegevjuht või? Jah, tema on tegevjuht. Ja tema kontrollib, annab briefid, teeb kõik asjad, ehk siis miks kratt? Kratt sellepärast, et rehepapp, kes nüüd Eesti kirjandusega on kursis, Andrus Kivirähu rehepapp, et selle kratiga oli see lugu, et kratile tuli kogu tööd anda, muidu ta hävitas selle oma looja ära. Nii et need kratid on natukene paremad. Nad ei hävita kedagi ära veel praegu. Aga jaa. Ja sellel peakratil on antud siis MBA ehk Master of Business Administration ärijuhtimise magistrikraadi alased teadmised. Käis ülikoolis ära? Ta käis ülikoolis ära, jah. Ma vedasin ta läbi sealt. Ma andsin talle kõik oma teadmised. Just tegin kiirkursuse, ärijuhtimise kiirkursuse. Ja siis tema siis kontrollib nende teiste agentide tööd. Tema annab, ehk siis ma ei suhtle iga agendiga eraldi.
aga mul on see struktuur niimoodi üles ehitatud, et peakratile annan ülesande ja tema jagab need ülesanded, siis ta teab, kuhu kellele anda ja jagab need niimoodi ilusti ise laiali. See Jaanika küsis siin kommentaaris, et mis see käivitab sul neid kratte, et kas sa ise manuaalselt ikkagi praegu veel või sul on juba mingi automaatika seal taga ka? Täna käivitan ma ise manuaalselt, kuna me endiselt oleme nende krattide ja nende agentide ehitamise faasis just. Aga eesmärk on nüüd tõepoolest saada nad juuli lõpu seisuga sedasi, et me saame... Ja puhkus neil ei tule juulikuus? Ei, mulle ei meeldi puhata suvel. Neile ma mõtlen. Nemad ei saa puhkust üldse. Ei lähe kuskil peesitama päikese kätte. Just. Et siis nagu, ja mille abil siis neid automatiseerida? No, neid saab kasutada, no seal on nagu erinevad sapieerid, make.com'id, seal on nagu erinevaid automaatika jah, sinna taha panna ikkagi just. Ja kui ma lähen nüüd selle automatiseerimise faasi, siis täna ta meil on juba poolautomaatne, eks ole, ta loob meile asjad, paneb need asjad üles Drive'i, minu abiline läheb ja kontrollib, ehk siis äripartner läheb, kontrollib ära ja kui ta ütleb, et on okei, siis ta läheb, me saame panna ta, aga seda ma ei ole veel neid õigusi teile andnud, et mine pane nüüd sinna Facebooki või Instagrami ise üles need asjad. Maili küsib, kuidas sa koolitasid selle krati välja, selle peabossi? No selle peabossi ma koolitasin välja väga palju iseenda suguseks ja teine asi oli see, et ma andsingi talle reaalsed need ärijuhtimise magistrikraadi väärilised teadmised. Kuidas sa seda tegid? Aga ma tean, mis asjad need on. Kas sa lihtsalt nagu vestlesid temaga? Kas sa rääkisid? Ei, ma andsin talle ikkagi selged dokumendid, jah. Mida ta peab teadma, mida ta peab oskama ja just. Põhimõtteliselt lihtsalt, mis me ise olen palju kasutanud ja soovitan teistele ka, et kui ei jaksa kirjutada, vaata, et sa tahad oma mingeid mõtted välja saada, et siis on see Whisperflow, Jaanika saab panna selle lingi siia, Whisperflow lingi, et millega saab vaata voice'iga rääkida, põhimõtteliselt lihtsalt jalutad, sa räägid kõik oma mõtted ära, kõik selle, mida sa tahad, mida see inimene, nii-öelda see agent sul teeks, on ju. Ja siis lähed AI-sse, viskad selle audio sinna sisse, siis ta teeb selle korraliku selle nii-öelda MD-juhendi, mida see AI on ju armastab. Et tegelikult see kõlab ka, et ma andsin talle nagu mingid juhendid, ma andsin talle mingid dokumendid, see kõlab kõik nagu selliselt, et see on nii suur vaev ja töö, sest me oleme harjunud seda vanas perspektiivis mõõtma, et vanasti käiski on ju ühe dokumendi tegemine nädala jagu tööd. Aga praegu tegelikult AI, mida ülihästi oskab teha, oskab vormistada neid. Et põhimõtteliselt ongi, et kui sina annad talle sellised 5-6 transkriptsiooni oma koolitusest, siis ta tegelikult ise korjab sealt välja kõik selle õige mustri on ju ja teeb ise selle dokumentatsiooni, et selles mõttes on lahe, et need AI agendid ka ise koolitavad tegelikult või valmistavad enda jaoks ette materjale, et me ei pea ise neid materjale ka valmistama tegelikult. Väga lahe. Jah, ja siis, kui sa kaua te oled nüüd teinud seda AI-tiimi ehitanud, et ütleme, et kui sa nüüd juulikuus plaanid siis automaatika taha panna, et siis me saame mõõta, et kaua sinu kogemuse järgi on võtnud aega siis see treening üldiselt? Me alustasime poole aprilli pealt, poolest aprillist, jah. Ja nii, et esimese nädalaga tegime hästi palju tööd ära, et lõime selle baasi ja kõik selle. Ja edasi on nüüd lihtsalt läinud see treenimine. Ehk siis see struktuur ja kõik sai paika esimese nädalaga ja pärast seda läks lihtsalt nende agentide treenimiseks. Ja see slaid, mis meil siin ees vahepeal oli, et kas see ongi näiteks, kas see on selline näide lihtsalt või see ongi sinu reaalselt tiim? See on minu reaalne tiim. Sinu reaalne tiim. Just. Et siin on, jah, ma ütleks, et siin ei ole selles mõttes, ma arvan, et enamus ettevõtetel ongi vaja niisugust tiimi keskeltläbi, on ju. Et kõige rohkem ju tavaliselt võtabki aega see sisu loomine, aga siin ongi näha, et hästi palju on seda sisu loomele. Ja veel on üks nagu selline loogika, mida tasuks jälgida, et ära tee ühte sellist, kes kõike oskab. See on täpselt seesama, et meil tahetakse turundusinimesi tööle, kes kõike oskavad. Et sul on hulga lihtsam üles ehitada, kui sa annad nagu need tööjuhed, ongi, et sul on see LinkedIni ja siis sul on see Facebooki, Instagrami, siis sul on võib-olla copywritingu, eks ole, ja nii edasi agent. Et niimoodi on oluliselt lihtsam kui see, et sa annad ühele, et sa tee nüüd kõike.
kui ma ise olen teinud siis koolitusi, noh, ütleme turundus ja kodulehe tegemise valdkonnas ja mis ma näen, et kuidagi see ajaskaala on läinud sellisel viisil, et ütleme, et kui 100% tahame jõuda nagu tulemuseni, siis ma näen, et kui varem oli see tehniline pool, kõikide asjade seadistamine, kõikide asjade nagu ülesehitamine, see tegemine oli ikkagi noh, vähemalt pool, kui mitte 60 või 70% ajast, sõltub ka, millised olid inimese tehnilised oskused. Ja siis oli see 30% oli siis see läbimõtlemise faas, on ju, et kus sa nagu noh, mõtlesidki läbi, mida ma reaalselt sinna kodulehele tahan panna, kuidas ma täpselt oma turundust tahan üles ehitada. Aga mis ma ise nagu näen selle AI ajastul praegu õnneks on juhtunud, et nüüd, kuna seda tehnilise poole ja kogu sellise nagu sisuloome poole ja hästi palju aitab AI ära teha, et siis saabki keskenduda seal, ütleme 70% kuskil strateegiale üldse sellele, mida sina teha tahad. Aga mu küsimus tegelikult on see, et kui palju sina oled kokku puutunud, sa oled kokku puutunud ettevõtjatega ja kus sa näed, et mis on kõige sellised nagu tugevamad lüngad või puudujäägid ettevõtjatel tavaliselt? See sama, mis sa praegu rääkisid. Et põhiaur läheb selliste asjade tegemise peale, mida saaksid ära anda. Noh, varem oli see võib-olla virtuaalassistent ja täna on see AI. Et ehita üles töövood ja anna need asjad ära lihtsalt ja strateegiaga tegeletakse täpselt nii palju. Et ja noh, kui me mõtleme nagu selle peale, kui sa oled ettevõtja, sa peaksid sinu number 1 asi on ärijuhtimine, sinu omaenda ärijuhtimine ju. Mitte toodete e-poodi panemine, noh, mitte ma ei tea, blogiartiklite kirjutamine võib-olla, et sinu enda ärijuhtimine ja see on see, kuhu kõige vähem aega läheb. Et see on see põhjus, miks tegelikult tasub hakata üles ehitama endale seda AI-tiimi, eks ju, et sul jääks rohkem aega sinna strateegia peale. Ja noh, mikroettevõtja on tihtipeale ka sellises olukorras ju, et sul ei ole võib-olla rahaliselt võimalik palgata endale virtuaalassistente või nii sellises mahus, nagu sa tahaksid või turundusassistente või noh, keda sul parasjagu vaja läheb. Et sellisel juhul noh, sul ongi, võta see aeg ja ehita need agendid üles. Et pikas perspektiivis väga, väga hea investeering. Aga sellist autonoomset agente sa ei ole veel proovinud, katsetanud nagu näiteks OpenGlow, et kes lihtsalt läheb möllab, ise teab ja toimetab? Noh, tegelikult ju mina ei ole katsetanud. Mul ei ole reaalselt vajadust olnud täna selle asja järgi. Et noh, kuna mul on ka väga selgelt fookus on strateegia ja süsteemide ehitamise ja siis nende AI-agentide ehitamise peale, et kuidas siis see äri kasvama saada. Et ei ole, aga jah, mul ei ole lihtsalt ajalist ressurssi praegu selle jaoks olnud. Viimane küsimus veel enne, kui lõpetame ja siis ma tahaks rääkida, et sul tuleb tulemas järgmine nädal üks põnev seminar, eks ju, tasuta, kus saab tulla rohkem kuulama, et kui sul tekkis huvi nüüd kogu selle teema vastu. Aga kas siis virtuaalassistendid jäävad nüüd ilma tööta või mis üldse on need ülesanded, mida ettevõtja peaks praegu mõtlema, et see on asi, mida ma saan raudselt AI-le delegeerida ja need on asjad, mida ma kindlasti ei saa ja mul on selle jaoks vaja inimesi? Ma arvan, et virtuaalassistentidel oleks väga, no ma tõepoolest täna enam ei kujuta ette, et keegi maksab selle eest, et noh, keegi teeb sul kuskil, tõstab, ma ei tea, drive'i kausta või korrastab su drive'i kausta, et seda teeb täna AI näiteks. Ja noh, meilid ja kõik see, et sa annad need ligipääsud ja ta on võimeline tegema. Et tegelikult tuleks ilmselt ringi mõtestada see virtuaalassistendi teenus üldse. Et mida siis see virtuaalassistent saab pakkuda? Noh, ma tean, et täna virtuaalassistent, kes näeb suurt pilti, saab ka pakkuda väga hästi ka nende töövoogude loomist. Et ma arvan, et virtuaalassistent ei jää ilma tööta, aga tõenäoliselt selle töö iseloom muutub, sest meil on vaja inimesi, kes oskavad neid asju teha. Sest see on tõenäoliselt meie tulevik, et noh, ma usun, et selles ei kahtle enam täna mitte keegi, aga kõik ettevõtjad ei hakka seda ise tegema. See on ka selge. Et ei hakka ka neid AI-tiime üles ehitama. Noh, teil võib-olla ei ole aega ja kindlasti on inimesed, kes ju maksavad lihtsalt. Et õpi need oskused endale selgeks, kui sa oled virtuaalassistent ja põhimõtteliselt pakenda oma teenused ümber, et ära paku lihtsalt tunni alusel. Noh, sest see on ka selline väärtuse hinnastamise koht minu meelest, et
kui ma enam ei saa, on ju, noh, ütleme näiteks, et kui minu oskused on ikkagi sellisel tasemel, et ma teen 1 tunniga, teengi valmis, ma ei tea, kogu selle AI tiimi struktuuri näiteks, siis tegelikult selle väärtus ettevõtjale on kordades rohkem kui see 25 eurot, mida sina selle tunni eest küsid. Et nagu kogu see ümbermõtestamine, et ühesõnaga teenuste puhul, noh, kui sina võtaks täna enda tiimi päriselt virtuaalassistendi, nagu ikkagi võtaksid, siis millise sa võtaksid ja milliste oskustega sa võtaksid ja miks sa võtaksid? Kui mina võtaksin endale tiimi virtuaalassistendi, siis mina võtaks endale selle inimese selleks, et aitaks mul treenida minu neid AI-agente. Aga jah, just. Aga siin on nagu see asi, et see inimene, mis on nagu kõige keerulisem ja vaata, mis ongi ettevõtetel ka jube keeruline, et kui sa võtad endale appi selle virtuaalassistendi või ükstaspool turundusassistendi, ta hakkab sellest küsima küsimusi ju. Ta ütleb, kuule, mis sul see strateegia on, eks ole, et noh, kes sul see klient on ja kui sa ise ei oska nendele asjadele vastata, siis sa pead ise hakkama nagu looma süsteemi, et ja paljud ettevõtjad ei oska vastata, et sul on täna vaja sul ei ole nagu täna vaja sellist inimest, kellele sa ütled, mida ta tegema peab. Et mina võtaks sellise inimese, kes ütleb mulle, mida ma tegema pean. Sellise assistendi. Väga kihvt. No nii, loodan, et sul tekkis nüüd huvi selle vastu, et äkki suve jooksul ehitada endale valmis vähemalt siis see struktuur. Ma korraks panen selle slaidi veel ette, et see oli päris hea ja selgitav selline näide, kuidas Margit on enda jaoks siis ehitanud üles AI tiimi, et vähemasti mõtelda siis selle struktuuri peale lähtuvalt oma strateegiast, kui sa ei ole jõudnud ettevõtjana oma strateegia peale veel mõtelda, siis alusta sellest, et nii nagu siin täna rääkisime, ja siin järgmine slaid räägibki sellest, et kust üldse alustada. Kõigepealt strateegia, süsteemid ja siis alles tuleb see AI ehitamine, et muidu kui sa hakkad tagurpidi pihta, et kõigepealt hakkad endale AI-agente ehitama, siis sa pead ühel või varem või hiljem jõudma tagasi siia esimesse kohta, kus on see strateegia, et lihtsalt tekitad endale tööd juurde. Ja siis sa kukud vaata nagu selle tsirkuse lauamängus, et sa lähed ja sa põmm kukud alla, sa hakkad nagu jälle otsast peale selle pärast. Õnneks on vähemalt midagi sa oled ikka kogenud ja oskad, aga samas õppinud oled, aga et tasub siis see strateegia ja suvi on võib-olla selles mõttes ongi hea aeg, et läbi mõtelda ja rahulikult võtta see paus korraks ja mõtelda läbi. Ja järgmine nädal, mis kell, kus? Järgmine nädal ma teen natukene sellise pikema, 1,5-tunnise AI tiimi loomise tasuta webinari ja kust see on siis järgmisel kolmapäeval, 8. juulil kell 16:00. Eduka e-äri lehe peal on info väljas, sealt saab registreeruda sinna tasuta webinarile. Ja kui nüüd keegi tunneb, et ta tahab strateegiat, et ta tahab toetatud ja aidatud nii-öelda abiga teha siis endale strateegiat, siis mul on juulis ja augustis ma teen mõlemal kuul ka kasvustrateegia meistriklassi, kus on siis 4x3 tundi, kus me paneme paika strateegia, ärisüsteemid, mõõdikud ja ka AI tiimi loome. Väga kihvt, väga kihvt. Ei, see on põnev aeg, kuhu me jõudnud oleme ja kui vanasti kunagi oli, varem oli niimoodi, et ma vahepeal mõtlesin, et lahe oleks võib-olla elada kuskil 1970-ndatel USA-s või mida iganes unistasin, et oleks võinud sündida kuskil muul ajal, muus kohas, siis täna ma ei annaks oma seda aega mitte kuskil. Mina täpselt samuti. Ma lihtsalt mõtlen, et see on mega, mis ajas me elame, et me saame praegu selline power ja võimendus on meil AI näol olemas, et lihtsalt panemad pea tööle, katseta, proovi, ära anna alla, kui AI sulle alguses luuletab, sest ta teeb niikuinii ja ta teeb ka pärast seda, aga lihtsalt treeni teda nagu inimest, et see on tegelikult võimas, kuidas praegu saab üks inimene ehitada üles endale täiesti nagu toimiva ettevõtte läbi AI agentide, on ju. Ja kui sa mõtled selle peale, et kui sa muidu sul oleks vaja, sa peaksid kõik need inimesed tööle võtma, sul tekib ju tegelikult vastutus, kohustus ja nii edasi, siis no nad ei küsi tööregistrisse ei pea, mitte kuskile, sa ei pea sotsiaalmaksu maksma, eks ole, mitte midagi, ta lihtsalt toimetab. Sul on ainult see väljaõpetamise vaev, et sa saad ise enda jaoks sellise hea tulemuse. Ja, väga äge. Aitäh sulle, et sa täna kuulasid, vaatasid, ma loodan, et see inspireeris sind mõtlema oma ettevõtte peale, oma äri kasvu peale. Aitäh sulle, Margit.
aitäh kutsumast! Ja kohtume siis reedel kell 10 jälle uuesti siin Veebikooli kanalis. Mõnusat nädalavahetust kõigile! Tore! Tšau!